et sa one-footerit teeksid nüüd. Kiirus hea. Noob. Oh my god! See tuli küll ootamatult. Hei, mina olen Charlotte. Hei, mina olen Jana. Ja see on Nullist tegijaks. Igas saates proovime meie kahekesi erinevaid spordialasid. Ja lisaks oleme kaasanud ka omala professionaali, kes näitab, kuidas asjad tegelikult käivad. Tänaseks spordialaks oleme valinud BMX freestyle'i ja lähme tutvume, kes on Liis Lokk ja äkki saame ka ise mõne triki selgeks. Tšau, Liis! Issand, sellise hooga kohe. See oli ka kiire olnud praegu. No tere! Tere! Kuidas teil läheb? Meil läheb hästi. Kus sul läheb? Oi, tõtt-öelda äratasid meid päris korralikult üles. Liis, sa oled 2-korne Eesti meister BMX freestyle'is ja sa oled 2 korda käinud Simple Sessionil. Kuidas sa selleni jõudsid? No, tegin trenni ja käisin sõpradega sõitmas ja niimoodi see juhtus. Kaua sa oled sõitnud, trenni teinud? Esimese ratta sain kohe varsti 10 aastat tagasi. See on päris pikk aeg. Ja, vahepeal paar aastat jäi vahele, aga enam-vähem nii ta läheb. Sa oled populariseerinud eriti seda spordiala naiste seas. Kui palju on tegelikult seda alahindamist ette tulnud, et sa oled naisterahvas? No, eks ikka seda ebavõrdsust spordis, seda on palju. Kuidas sa selle vastu võidelnud oled? Ma arvan, et võidelda see justkui ei vii kuhugi, et pigem näidata lihtsalt head eeskuju ja toetada neid teisi naissportlasi ja noori naissportlasi. Aga kui sa lähed trikki tegema näiteks can-can'i, siis mis sinu peas toimub, mis sa mõtled? Ma ei mõtle mitte midagi. Täiesti tühi või? Jah, lihtsalt lähen. Lihtsalt lähed? Jah. Mina ei tea, mis trikk on can-can. Ma lihtsalt küsin, et mis see kõige ohtlikum trikk on? Ma arvan, et see, mis välja ei tule. Aga kui me võtame näiteks kõige lihtsama trikki, kui kaua läheb selleks reaalselt aega, et see nagu selgeks õppida? Sest me üritame siin täna paari tunniga hakkama saada, aga mis see reaalsus on? No ma arvan, et te saate täna esimese triki selgeks. Millised füüsilised omadused peaksid olema ühel BMX freestyle'i sõitjal? No ma arvan, et kõige olulisem on olla julge. Et see on kõige alus. Et kui sa oled julge, sa tahad seda teha, et siis tegelikult kõik muu tuleb järgi. Et kindlasti on lihtsam, kui sa oled nagu tugev ja võhma on ja kõik sellised asjad ka, aga... Kõrguse kartus ilmselt ei sobi sellele alale? Ma ei oska öelda. Tegelikult ma ei näe, et see oleks takistuseks. Aga räägi natuke rattast ka, et see on täiesti erinev tavalisest liinarattast. No see on selline 20 tolli raamiga ratas, 20 tolli rattad, ühe käiguga. Okay. Pidureid ei ole sellel, aga võib-olla. Pidurid ei ole, jah. Väga hästi. Lihtsalt huvi pärast küsin, et on teil mingid sukestel rattast ka, BMX-i, millel teil on pidureid? Leiame. Aga kui sul pidureid ei ole, kuidas pidurdad sellega siis? Jalgadega. Libistad lihtsalt maha niimoodi või? Okei. No just tossud rikud ära ju. No tossud ongi ju. Jah. Tarbe ese. Seda küll. Kuule, aga tavalinna rattasõitjale, mida sa soovitaksid? No samamoodi nagu skatepargis on ka liikluses, et ole teistega arvestatav ja hea on, kui sa tead oma järgmist käiku ette, et see muudab kõigi liiklemisele ohutumaks. Läheb, Liis! Läheb! Nägid või? Atsa! Seda trikki ma tahan järgi teha. Oi! Nägid, ta võttis istmist kinni või?
lebo. See vend tõstis ma. noh, kas proovite ka sõita või? Jah, davai. Kivipaberkäärid. Kivipaberkäärid. Davai. Valmis. Kivipaberkäärid, 1, 2, 3. Jälle saad mõtte. Ma elan sulle kaasa. Aitäh sulle. Davai, kaitsmed peale. jah, kiiver ja kaitsmed ja läheb sõiduks. Edu teile. Aitäh. Liis, ma saan aru, et mul on hunnik kaitsmeid siin. Mis asjad need on? Need on siis sääre ja siis hüppeliigese kaitsmed on siin all. Okei. Ja siis seal on sul põlvekaitsmed ja kiiver. See on siis niimoodi, et kõigepealt Nii. me paneme jalga põlvekaitsmed. Lähevad jalga. Lähevad jalga. Charlo, su uhked lokid saavad täna rikutud. Jah. Näed siit vahelt läbi, hops, tagasi. Nii, siis see pool, Nii. kus on see kaitse, Okei. see jääb sissepoole Sissepoole. ja Okei. selle järgi saad aru, kumb jalg on. Paned siit niimoodi plaks kinni krapsuga. Kas meil on nii paksud jalad? Ja sellepärast ongi hea, miks mina ise panen pükst alla, miks enamus paneb pükst alla, et siis püksid nagu hoiavad seda komplekti koos. Okei. Et kui sa sõidad, et siis ei jää kuskile krõpsu taha kinni või midagi Ja sellist. krõpsu tule lahti, on ju? Ja, just. Okei. No proovin teisi ise panna siis. Nii, põlvekaitse esimesena. Nii. Kuule, sulle täitsa sobib see vorm ju. Vasak jalg ka. Kas ma nüüd olen valmis? No kuidas sul kiiver on? Püsib peas? Ei püsi. Nüüd püsib. Võiks püsida. Jah. Nii. Natukene reguleerida vaja vist, jah? Siin on see 2 sõrme teema. Ja. Sobib või? Jah. Väga hea. Valmis? Hästi. Yes, lähme nüüd. Ratas. Seal? Lähme. Oi jumal. Nagu robot kõnnid. Minu ratas. Sinu ratas? Rattaga, kas sa püsti oskad sõita? Ma tahaks loota, et ma oskan. See on ju väga hea. Nii. Kui me siin edasi lähme, siis põhiline teema on see, kui sa kuskilt alla sõidad, kui sa kuskilt üles sõidad, siis on see, et pedaalid on paralleelselt. Paralleelselt, okei. Ja ei ole üks üleval, teine all. Okei. Okei, lähme siis. Let's go, Charlo! Seda kohta ma kardan kõige rohkem. Jalad paralleelselt on. Ja kiiremini! Intensiivsemaks, davai, tempo! No, väga hea. Kas tundsid, et midagi oli hirmus ka? Jah, kõik oli. Need Mul lihtsalt kurvid kohe ei läks. olnud hirmsad. Oli, see oli kõige hirmsam. See oli kõige hirmsam. Mul veits see tagumine rehv libis ära, siis oli veits siuke, kas panen külje maha või pane, ja siis mul tuli see sinu soovitus meelde see, et pane need paralleelselt. Ja. See on üks asi ja teine asi, mis sa võid seal pööramise peal teha, on see, et natukene kallutad sissepoole, jah. Okei. Sest vaata, kui sa lähed püsti, Jah. siis tekibki see libastumise efekt. Okei. Teeme siis praegu, et esimese trikini juurde viivad harjutused. No nii. Juba trikki tegema. Veered, proovid tõsta esiratast. Okei. Sellega saad vabalt hakkama. Nii, siis järgmine harjutus veered ja siis proovid tõsta tagaratast. Okei. Selline tunne nagu varvastega, võtab pedaali jalg kinni ja siis proovid natuke tõsta. Okei. No ma ütlen ausalt, ma küll Charlo nahas ei tahaks praegu olla. Veeren. Jaa. Davai! Ja proovi tagumist. Jaa, väga hea. Ei no kui Liis sõitis, tundus kõik palju lihtsam olevat, nii et Jaa, tehtud. Opa. Aga esimene tuli välja ju. Oh, nice. lükka nüüd see ratas käima, väga hästi. Käntsa ei pane. Ei pane. Tegelikult võiks panna. Hoog on päris hea.
tuleb. Ja hüppekaga. Kiirus hea. Noob. Oh my god! See tuli küll ootamatult. See olen mina varsti. Aga sa ei saanud ju haiget? Ei! Ma räägin, kaitsmetega on jumala hea. Ei! Said haiget ka või? Jäid ellu? Ma olen elus. Kõik hästi. Hea. Üks ring veel. Jaa, väga hea. Super! Vot see oli hea praegu. Tee järgi. Veel paremini, usu mind. Ma tahtsin, et sa one footerit teeksid nüüd. Okei. Hüppad, võtad ära, paned tagasi. Tee kraapsu. Ei olnud vist päris see või? No, kuule. Nagu talent. Yes! Jaana, sinu kord. Let's go. Närvis ka või? Raske tunne on nende kaitsmetega ausalt. Siuke tunne nagu midagi häiriks, aga of course ma ei tahaks ilma kaitsmeteta sõita täna, nii et Jah. ikka närvis. Ikka närvis. Teed kohe salto ära? Ma arvan, et ma olen kohe sinna kõige kõrgemale. Teed wallride'i? Jaa. Mis siin täismänguga ikka on ju, Liis? Just, ei, me ei tulnud siia mingit polikut asja tegema. Jah. Täpselt. See on see kõige tüütum osa alati. Võtab nii palju aega ja... Niipidi, jah. Just. Ma olen alati see vend, kellel läheb paltaga ülikaua aega. Mul on sõbrad öelnud, et palun muretse endale krõpsuga tossud. Siin peab 10 tundi ootama. Ma juba higine. Oled sa valmis või? Ei. Kuidas sa tahad teha? Kas sa tahad enne ära teha oma 2 harjutust ja hüppe ja siis minna ringile? Tead, teeme ära. No nii, ma olen siis, vaatan pealt sind. Püha jumal, kui raske. Edu sulle, edu. Kusjuures roosa on mu lemmikvärv. No, see saigi valitud sinu järgi. No just. No nii, vaatame, kuidas Jaanal läheb. Kas tal läheb paremini kui mul? Appi! Juba on nõudne. Okei, nüüd ma saan aru, mis nurga vastu sa komistasid. Noh, Jaanakene. Jesus! Välta nüüd! Läheb. Issand jumal. Jaana, tasas jõuad, kaugele jõuad. Ole vait. Tule. Jaa, väga hea. Liis, kuidas mul läheb? Väga hästi. Oota, ma varsti jõuan trikkideni ka. Ära käna käi. See oli mu soojendusring praegu. Ära kuku. Ma pean enda kogu keha jõu kokku võtma, et seda teha. No, hüppa. Aga sa tegid hüppe juba. Davai. Ei olnud sul mingeid harjutusi vaja. Kohe hüppe. See võtab tõesti võhmale. Oota, siis ideaalis peaks hüppe siit tulema või? Jah. Oh my god! No nii, tule. Opa, hästi. Kindlasti võite kommenteerida ka seda, et kumma hüpe paremini välja tuli, kas minul või Jaanal. Ei, ma ei saa tagaratast üles oota. Jesus! Kas ma teen liiga soft sõitu või kuidas Charlo käna pani? Charlol oli suurem hoog. Ja, sõida kiiremini. Ja. Ma ei jääs, ma ütlen. Kas sa jäid ellu või? Kuidagi küll. Ma tulen siit. No nii, hüppe. Hästi.
sa pead tagarattaga üles saama. Oota, ma teen endast kõik. No nii. Te olete väga julged. Seda on tore näha, seda on väga lõbus vaadata. See võtab väga hingeldama see suit ainuüksi siin pargis nagu crazy. Respekt Liisile ja teistele sõitjatele. No mul tuleb esiratas ainult. Proovi. Hästi, hästi, hästi. Jaa, väga hea. Nägite või? Nägime. Jana, proovi nüüd makshoog võtta. Davai. Läb. Oh my god. Ja ta jäi püsti. Hästi, Jana. Hästi, pane. Veel. Mu jalad on nii väsinud. Ma veits puhkan. Hästi. Nice. Võtab ikka õhmal küll, jah. Päris No, korralikult. mis tunne on? Ei, tegelikult on lahe. Aga trikki tahaks teha, noh. No nii, Charlo, pane nüüd täiega. Ja väga hea hüpe. Ja hästi. Ja väga hea. Ja proovi nüüd kiiremini. Hopsti. See oli väga hea hüpe enne. No vaatab. Proovi nüüd kiiremini. Ja väga hea. Lõpus tuleb kõik võtta. See üks hüpe oli väga hea, see teise ringi hüpe. See oli täpselt õigel ajal said õhku ilusti ja... Tavai, anna see ratast nüüd mulle, nüüd tuleb minu kord. Sinu kord. Skoorimiseks. No nii. Aga palun. Jana, näita nüüd Charlole, kuidas tegema peab. Opa! Väga hea. Jaa, väga hea hüpe oli see. No, läheb. Pane hoogu juurde. No nii. Jaa, väga hästi. Hea pööre. Jaa, saad, hüppa. No viimane ring, pane nüüd täiega. Sai taguotsa lahti lõpuks. Jaa, väga hästi. See ring ei loe. Kõik katt. Väga hea. No nii, tehtud. Tubli. Hästi. Käed värisevad, jah? Tehtud. No nii, aga kes siis võitis? Jah. Sinu kommentaarid nüüd? No ütleme nii, et Jana oli näha, et tema sõidus oli palju julgust, aga Charlo sõidus oli palju enesekindlust. Ja et sul olid head hüpped ühe obstaakli peal, Charlol olid head hüpped teise obstaakli peal. Nii et ma arvan, et täna te jäite viiki, et te olite mõlemad väga tublid. Nice, lepime. Mul on teile mõlemale üks auhind ka. Ja üks belief mõlemale. Super, aitäh sulle! Väga lahe. No vot, kuule, aga kus sind veel võistlemas siis näha saab? Juunikuus on Eesti meistrivõistlused. Ma kuupäeva ei ütle, sest ma valetan. Aga toimuvad Tallinnas, Koplis. Nii et tulge vaatama. Lähme kohale. Teie ka. Tulge kohale. Mina ütlen omalt poolt, et tasub tulla pühapäeval Valka ja sõita BMX-i. Tõesti, see on seda aega väärt. Jah, ja tasub leida üks sõbranna või sõber, kes sind toob Valka. Nagu mina. Jana tõi. Ja jätke siis kommentaarides ka teada, kuidas meil välja tuli. Kindlasti pange subscribe
jälgige meid ka meie sotsiaalmeediakanalites. Kohtumiseni juba järgmisel korral. Tšau!